Tervist! Nagu te kohe hoomate, siis tänane saade on ainult minuga, kuna meie kõigi suur sõber Väints otsustas jälle, et see Eestimaa kliima on tema jaoks võib-olla natuke liiga soe ja peab otsima endale natukene külmemat kohta. Nii et tema alustas täna hommikul teed Siberi poole ja seepärast aitasin hädast välja ja sain ka samas inspiratsiooni Väintsi reisist ja mõtlesin, et mida need inimesed, kellele jaoks praegune Eesti külm on täiesti piisav ja mõne jaoks võib-olla isegi natuke näpistav, mida need inimesed peaksid tegema. Ja tänases saates siis vaatame natukene, kuidas selle külma vastu ennast kaitsta, kui soov erineva hobiga tegeleda on ikkagi väga suur. Hakkakski kohe siit samast peanupust pihta. Ja nagu siin juba targemad inimesed on näinud, siis mul on siin üks selline natuke võib-olla, mitte nii traditsioonilise välimusega kiiver kohe. Ja selleks kiivriks on tegelikult täiesti standardne Scorpion X900, mis on julgen oletada, et Eestis avatavatest kiivritest üks enim ostetud kindlasti. Ja siia on lihtsalt juurde pandud nüüd selline talvekomplekt. Et kõik, kellel see kiiver on olemas või kes otsivad endale näiteks talviseks ATV sõiduks, saanisõiduks ja miks mitte ka selliseks ekstreemsemaks tsiklisõiduks kiivrit, siis see peaks vastama teie kõigile vajadustele. Ja mis selle kiivri nii eriliseks teeb, on just see, et seda visiiri saab nüüd kütta ja mitte nüüd mingi puidumeetodiga, vaid täiesti tavaline elekter sobib siia ilusti. Ehk sellele standardkiivrile saab panna Scorpioni enda küttevisiiri. Nagu näha, siis tal on selline õhuke metallriba all ääres ja üleval ääres ning kui ühendada juhtmete üks ots enda ATV, saani, ratta, aku külge ja teine ots ilusti siia Scorpioni visiiri külge, siis voila ongi olemas selline küttega visiir, mis karmimates tingimustes hoiab visiiri uduvabana ja eelkõige just jäävabana, kuna selline õhuke jääkiht on halvas tingimuses kerge tekkima. Lisaks sellele elektriküttele on sellel visiiril nüüd ka topeltklaas ja mitte selline nagu õhuke pinlock, nagu tavaliselt on inimesed harjunud kasutama, vaid juba sellise suurema õhuvahega tugevam variant, et ka kõige karmimates tingimustes kindlasti see asi ei jää hätta. Ja sellel tuule kaitsele aitab kaasa ka see sisemine selline tugevdatud, paksendatud ja suurendatud ninaosa, mis on talvises kasutamises eriti mõnus. Kuna esiteks ta hoiab selle sõidutuule, mis võib kuskilt läbi saada ilusti näo pealt eemale, aga eelkõige juhib ta selle inimese hingeõhu siis siia kiivri allaossa ja siit juba välja. Ehk väga minimaalne kogus seda sooja hingeõhku jõuab siia visiirile. Ehk kõik need asjad koostöös teevad sellest, julgeks öelda, ühe ideaalsema talvekiivri ever. Ja kellele hakkas see asi nüüd meeldima või hakkas huvitama, siis seda kiivrit saate meil siin Tallinna depoos kindlasti tšekata, tulge hüppake läbi, proovige pähe, vaatame, kuidas meeldib. Aga lähme edasi kohe juba ülejäänud varustuse juurde, kuna see kiiver oli siuke kõige tähtsam osa, aga kui see kiiver on sul hea, aga ülejäänud varustus ei ole mitte nii hea, siis ei ole jällegi kõige toredam. Meie lettidel on nüüd täpselt õigel hetkel jõudnud selline kaubamärk nagu Oxford ja Oxford on eriline kaubamärk selle poolest, et põhimõtteliselt kui sa suudad ette kujutada, mida sul näiteks tsikli või jalgrattamaailmas vaja on, siis väga suure tõenäosusega Oxfordil on see olemas. Ja meil on nüüd siis au esitada Oxfordi elektrisoojendusega rõivaid. Et kindlasti elektrisoojendusega rõivastest on enne ka räägitud ja nad on turul olnud, aga nüüd on nad jõudnud ka meile ja mis selle Oxfordi elektrivesti võib-olla kaks sellist kõige suuremat omapära on just see, et esiteks ta kasutab karbonist kütteelemente vastupidiselt siis tavalistele sellistele erinevatele metallsulamitele niimoodi. Ja see karboni element on selles mõttes hea, et ta läheb kergesti soojaks, ta kaalub vähe ja teda saab niimoodi mõnusalt kokku suruda, sellest ei juhtu midagi. Ja mis kõige tähtsam, selle vesti, kui ta määrdub ära või niimoodi rassidest tekib siia mõni lõhnake juurde, saab lihtsalt rahulikult veeses ära pesta, mida teised elektrivestid väga ei võimalda. Ja see teine hea omadus sellel elektrivestil on see, et kui tavaliselt sa pead selle elektrirõivastuse siis ka samamoodi ühendama enda ratta, saani, ATV aku külge, siis seda vesti on võimalik täiesti
autonoomselt seljas kanda niimoodi, et sa ei ole kuskile ühendatud. Ehk hästi väike patarei läheb siia vesti külge ja see patarei on täiesti taaslaetav ehk panete taskusse. Hopsti. Ja ongi sul täiesti töötav soojendusega vest. See vest esiteks, tal on siin ees rinna peal 2 sellist suurt mõnusat karbonplaati, mis hoiavad rinna soojas. Ja teiseks on selja peal siis siin neerude koha peal 2 suurt karbonplaati, mis hoiavad ka selja soojas. Ja selle akuga, kui ta panna nüüd täiesti maksimum võimsusele, siis see aku hoiab selle vesti ikka väga-väga kuumana, siin ütleme kuskil 2-3 tundi. Ja keskmistel võimustel täitsa 4-5 tundi. Et selles mõttes, kui on natuke vaja niisugust lisaabi või lisasoojus, siis see vest kindlasti toob selle hobisse kõvasti sisse ja miks mitte proovida ka täitsa igapäevases siklisõidus, kui siin hooaeg nüüd saabub. Aga edasi liigume juba teise faktori juurde, mis on tuul. Õues hobidega tegeledes, sportides või niisama liikudes kindlasti üks faktor on see, et kuidas saada sooja. Selle me õnneks lahendasime selle sooja vestiga juba ära, aga teine faktor on see, et sellest sooja saamisest ei ole mingit kasu, kui sa ei suuda ennast tuule eest kaitsta. Ja selle jaoks on mul kohe olemas täiesti õige vahend siin näpu otsas. Jällegi Oxfordi mudeli valikust on meieni jõudnud siis chill-out varustus. Ja see chill-out ongi just selline siis vahekiht rõivast alla, mis hoiab ilusti tuule kinni. Ehk ta on 100% tuulekindel. Samamoodi hoiab ta juba natuke ka niiskust ja see sisemine osa siin on siis tehtud sellisest uuest, ei saaks öelda nagu materjalist, aga seda vana tuntud materjalini natuke uutmoodi ära kasutatud ja tegemist on siis 3D fliisiga. Ehk on fliisvooder, mis on niisugune mõnus, soe, pehme, aga sinna vahele on tehtud ka õhukanalid, mis jätabki selle õhu siia vahele ja kuna õhk on ikkagi väga niisugune halb soojusjuht, siis ei jahtu see keha selle jaheda riidega kokkupuutel nii palju. Samamoodi, kui neid soove on kasutada seda ka kuskil sportimisel, miks mitte suusatamisel, rattasõidul või niisama metsas looduses käimisel, siis on tal tagumine osa tehtud nüüd lükrast, mis on niisugune mõnus, hea veniv, ta ei ime endal niiskus sisse ja hoiabki just selle selja osa jällegi niiskus vabana, ehk kui tuul võib juhtuda, et siit selja pealt pääseb ligi, siis ei ole ka hullud tagajärjed. See on nüüd ülemine osa ja sellel on pakkuda ilusti ka püksid, mis on siis ka ees täiesti 100% tuulekindlad, et ei ole siis ainult põlvekohad, vaid kogu pikkuses on püksid ilusti tuulekindlad. Ja siia alla säärde on veel pandud niisugune mõnus vanakooli sipuka kumm, mida tegelikult, kui sul ei ole seda pükstel, sa hakkad seda igatsema ja see teeb selle jalgapaneku väga kergeks. Need inimesed, kes tunnevad võib-olla selline tuulevarustus, kas teil midagi nagu tummisemat ei ole, et tahaks ikka nagu kohe päev läbi õues mütata ja võib-olla, et seal sajab vihma või tuleb lund. Nende inimeste jaoks on olemas nüüd selline asi nagu softshell. Et softshell ongi siis tegelikult alguse saanud sellest, et kui kõik teame Cortex materjali, Cortex, Event ja kõik muud sellised materjale, neid kutsutakse hardshellideks, kuna nende see lamineeritud membraan riiete sees on ikkagi niisugune natuke, julgeks öelda, robustne, ehk ta teeb häält, teda ei ole nii mõnus nagu seljas kanda, kuna ta on ikkagi jäik, siis sellele vastuseks ongi leiutatud softshell materjal, mis on 90% sama tuulekindel, veekindlus, veekindlus on tal võrreldes Cortexiga võib-olla tsipake väiksem, aga siiski selle teeb ta tasa sellega, et tegemist on jällegi mõnusa elastse riidega, mille saad iga asja peale või alla panna ja kõige selline parem omadus selle softshellil on see, et ta on 3 korda hingavam kui Cortex. Ehk seepärast sobib ta kõige paremini just kuskile natuke füüsilist pingutust nõudvatele tegevustele. Lihtsalt peale visata, kõik see kehasoojus, mis rassimise käigus tekib, pääseb ilusti välja, aga samas on ta veekindel, tuulekindel, nii et miks mitte kuskil lihtsalt kõige ülemiseks kihiks hoopis seda softshelli endale mõelda.
Ja kui see kombineerida nüüd selle sooja vestiga, siis ma arvan, et see tali ja pakasekraadid võivad siin tulla nii kõvad, kui tahavad, aga noh, ei tee nad mitte midagi. Peanupukesest rääkisime, ülakehast, alakehast rääkisime ja tegelikult on see sihuke talvine teema on muidugi nii mahukas, et siin võiks mitu tundi seda juttu rääkida, aga saateformaat tõmbab piirid ette ja nüüd räägimegi siis natukene kätest ja varbastest ja jalgadest, et kuidas neid külma eest kaitsta. Nüüd kõige varustuse süvenedes niimoodi väga spetsiifiliseks ei lähe, vaid räägime, kuidas tavaline inimene saaks kergelt ennast siis selle külmapoisi eest kaitsta. Esiteks siis käed. Kätel kindlasti, talvel on levinud kasutada siis kas lumelauakindaid või paksemaid sõidukindaid, käepideme soojendusi, käekotte, et neid variante on juba väga palju. Kes tunneb, et need asjad ei ole päris tema jaoks või nendest ei piisa, siis on külma ja tuule eest on võimalik ennast kaitsta lihtsalt aluskinnastega. Siin on mul siis Knoxi Gold Killersi seeriast sellised aluskindad, mis kõlbab kätte panna. Ütleme nii, et talvel on nad niisama kandmiseks ka täitsa mõnusad ja kuna nad on päris elastsed ja sellised mitte üldse kogukad, siis sobivad nad kas tavakinnaste alla kandmiseks või kui lenksukotte midagi kasutada, siis täiesti sinna sisse. Ehk tegemist on siis tuule- ja niiskuskindlate kinnastega, millel on kerge soe vooder ja annavad nad siis kindlasti nagu kõvasti juurde sellele käe soojas püsimisele. Neid on nüüd eri firmadel on selliseid eri mudeleid, aga see põhikontseptsioon jääb neil ikkagi samaks. Ehk kui sa tunned, et võiks olla natuke soojem su kinnas, aga sa ei taha võib-olla tõesti seal päris 60 kuni 100 eurot välja käia uue kinnaste eest, siis kõige lihtsam on tulla, võtta siin paariteist euro ees aluskindad ja elu on lill jälle. Samamoodi nagu need aluskindad on tehtud ka sellised jalgadele siis nii-öelda tuulekindlad sokid. Et need tuulekindlad sokid on ka nüüd sellised, et nad esiteks hoiavad hästi tuult, teiseks on nad ikkagi niiskuskindlad ja kolmandaks kasutavad nad siin sees endale jällegi seda eelnevalt mainitud 3D fliisi, mis jätab sellise väikse õhuvahe ja tänu sellele on nad päris soojad. Et see on ka alati üks variant, kui sa tunned, et saapad võiks olla natuke soojemad, natuke paremad. Lisad ainult sellised sokid endale ja jällegi ei ole probleemi. Selliseid sokke jällegi Oxford või juba eelnevalt mainitud Knoxi firma nimed on erinevad, aga see kontseptsioon on suht sama, et tasub jälle tulla, proovida, vaadata ja kindlasti võtta nagu see saabas ka endaga kaasa, millega koostöös nüüd hakkab kandma. Siis on niisugused üllatused vähenevad. Need inimesed, kes veedavad võib-olla isegi seal külmas veel rohkem aega või peavad natuke jällegi aktiivsemat tegevust tegema, siis selle jaoks on eraldi kategooria kohe tavalised sokid. Selles mõttes väljanägemine on nagu tavalisel sokil, aga tänu nendele materjalidele, pikkusele ja läbimõeldusele on need sokid jällegi midagi natuke teissugust. Väga kõvasti meenutavad nad siis kas mäesuusasokke või matkasokke, mida leiab poodidest. Need on siis võib-olla kohandatud natuke rohkem nüüd sellise moto inimese vajadustele. Tegemist on siis jällegi Oxford või Evolution Thermalite sokkidega, mis hoiavad väga hästi sooja. Samas kasutatakse siin kõvasti ka sellistes higistavates piirkondades kasutatakse kuulmaksi, mis jällegi aitab selle keha tekitatud niiskuse võimalikult hästi ära viia keha pinna pealt. Ja mis on just eriline, et nad natuke nagu motosokid on sellised natuke polsteratud alad just siin sääre peal, kanna peal ja nina osas, et sellisel moto või saani saapal kipuvad olema need kaitsed ikkagi siuksed natuke suuremad ja tugevamad. Ehk kõik sellised osad, kus saabas jala peale niimoodi väga hästi istuma hakkab, siis see sokk lahendab selle probleemi ära, et siin on pandud nagu väike lisapolster. Ja võin omast kogemust öelda, et sellise sokipaari võib alati igale poole kuskile kaasa võtta, et kui tunned, et hakkavad jalad näpistama või seal metsas seigeldes on natuke niiskeks saanud, siis vahetad sokid ära ja hakkab jälle kohe oluliselt parem. Ehk nagu see vanasõna juba ütleb, ei ole sellist asja nagu halb ilm, vaid on halb varustus. Ja kahjuks jäi siin päris palju asju veel näitamata, aga selle jaoks ongi olemas alati inimesed nagu mina, poed nagu Motodepot,
kuhu saab tulla, läbi hüpata ja juba siis nööbist kinni võtta ja lähemalt küsida kõige selle kohta, mis teid huvitab. Aga omalt poolt loodan, et teil oli tore saade ja saadame Väntsile tervisi ja loodame, et tuleb kõigi 12 varva ja 10 näpuga tagasi. Aga nägemist!